nii ümmargused või? Uuesti. Aga äkki ma ikka panen lausa midagi kuskile panemale ise maha ausalt. Ma isegi kardan natukene sinna minna. Ma läksin asemel ka üsna hirmu. Jaa. Selle Patreoni ja YouTube'i liikmetele. Ma tegin Threadsi postituse, sest ma avastasin, et Telegramis on kontaktide alla ilmunud Postimehe nuttev naine. Mul on 0 mälestust, kes see on ja miks ma selle nime olen salvestanud. Ma selle peale scrollisin endal eile terve telefoniraamatu läbi ja avastasin. See oli mingi Islandi Babymaker või? Tere, armsad külmavõristajad ja kikimooride sõbrad. Mina olen Taki. Ja mina olen Heidi. Ja meil on hääled soojaks räägitud, sest et by chance juhtus nii, et me ikkagi tegimegi selle teoks. Me tegime väikse pre-show, mis on saadaval Patreonis, kui te otsite kikimooride saadet ja siis YouTube'i liikmetele ka. Sellest kõigest saate keskel lähemalt, miks tasub meid toetada, hoolimata sellest, et on hooaja viimane saade. Tead, pidulik lausa. Palju meil oli nüüd episood? 45 või? Kokku see on nüüd 170 kikimooride episood ja 270 episood üldse. Ja sellel hooajal oli 45 vist, kui ma õigesti mäletan kokku. Ehk siis kikimoorid on juba rohkem teinud saateid, kui eelkäija külmakad iial tegid. Järgmine aasta tähistame 200 või järgmine hooaeg tähistame 200. Vist jääb järgmise aasta peale. Võib-olla. 30 ära pane mind arvutama. No. Sest et 30 on rohkem kui pool aastat ja nii on. Aga igal juhul 200 me kindlasti tähistame suurelt. Ja seda hooaja lõppu tähistame me ka suurelt. Kirstu-Liis on meile välja valinud ägedaid teie saadetud kirju. Aga enne, kui me selle juurde läheme, on mul suur tähtis teadaanne. Kuulake nüüd kõik hoolega, sellepärast, et ma panen siia ekraanile ka pildi või paneb Heidi, vaatame, kes soetab. Kui te lähete juulikuus raamatupoodi, kui te mingil põhjusel ei ole jälginud minu kontosid, siis palun vaadake nüüd seda raamatukaant. Eesti vanad roimad, Dagmar Lamp annab välja sellise raamatu. Ja sinna on kogutud valik, vaid väike valik külmavärinate saates aastatel 2021 kõlanud lugudest. Ehk siis neid lugusid on teadupoolest veel, nagu ma just ütlesin. Ja see on tohutult ilusalt kujundatud raamat. Lihtsalt ma arvan, et see tuleb nagu, mul on rohkem kui 10 raamatut välja tulnud ja see on nii ägedalt kujundatud. Kaas on juba siuke, et kui ma seda esimest korda nägin, lihtsalt ma ei saanud pilku ära sellelt. Aga Sama. Kujundaja saatis mulle nüüd ka sisu faili. Ja lihtsalt see, kuidas need ajaloolised fotod ja ajalehe väljalõiked ja kuidas ta nendega mänginud ja see kõik on, issand jumal, see on. Ja selle raamatu ääred tulevad punased. Nagu need lehed tulevad punased, nagu osadel on kuldsed, on ju. Nagu, oh my fucking god, ma olen nii excited. See on see projekt, millele ma olen viidanud väga kaua. Jah, see tuleb välja hapukurgi hooajal, aga ma arvan, et meie kuulajate hulgas on palju neid, kes hääletavad jalgadega ennast raamatupoodi või raamatukokku ja selle raamatu endale soetavad ja kindlasti me teeme ka esitluse. On väga tõenäoline, et esitlus langeb kokku uue hooaja algusega, sest see oleks mõistlik teha ka näiteks live ja siis esitlus sellises natuke mittetraditsioonilises võtmes, aga sina pead ka kindlasti osa võtma sealt, sa tead seda, jah? Ja ma kuulsin seda live. Ega ma muidu ei tuleks nagu. Et
et jah, ühesõnaga praegu suvel on väga raske promoda muideks asju. Meie kommu inimestena teame seda hästi, et igasugused telesaated, popid puhkavad, raadiot küll mängivad, aga sealgi on hapukurgi hooaeg, ühesõnaga pole ka creepy season, aga ma loodan, et see raamat leiab endale koha Eesti krimisõprade ja ajalooliste krimilugude sõprade seas, sellepärast et kuigi ma kirjutasin seda siis, kui ma veel ei olnud ajalootudeng, siis ta tähendab seda, et seda loevad ka mu õppejõud ja ma olen veits hirmul, aga ma jagasin seda hirmu oma emaga, kes ütles, et tal on õnneks selles osas hästi, mu ema kirjutab ka ajaloolisi teoseid ja on ka ajaloolane, et tal on selles osas hästi, et tema õppejõud on juba praeguseks surnud. Aga minu õppejõud on õnneks nii toredad, et nad ilmselt mõistavad, et ma olengi täpselt selline kahe maailma vahel populaarteadust propageeriv produtseeriv, mis iganes ajakirjaniku taustaga jutuvestja, kes on suure ajaloohuviga ja see ajalooõpingud annavad ka kindlasti väga palju mulle praegu juurde. Ma näiteks kirjutasin 2 esseed kikimooride näitel 2 erinevas aines. Ühes ajalooteooria aines ma kirjutasin, miks on vaja tunda ajalooteooriat, kui sa oled tõsielu krimi podcaster, ja teises aines ma kirjutasin, kuidas true crime podcastid on kultuurilise mälu kandjad ja hoidjad. Nii et väga edukalt olen ma suutnud, tähendab, ma ei ole hindeid kätte saanud, ma loodan, et väga edukalt olen suutnud ühendada need omaenda tegemised ka selle teoreetilise poolega ja see tõesti paneb mind nagu nii palju rohkem hindama seda, mis me sinuga teeme ja ka näitab mulle seda, kui suur vastutus tegelikult meil on nende lugude jutustamisel, mitte et me ei oleks seda adunud varem. Me püüame ikkagi alati olla väga eetilised, allikakriitilised, aga see annab lihtsalt mulle nagu selle uue mõõtme, selle ajaloolase mõõtme. Nii et Eesti vanad roimad saadaval juulikuus, kuupäeva täpselt ei tea, aga Rahva Raamatu kirjastus annab selle välja. Nii et siis nõnda on ja kindlasti ma teavitan seda ka kõikjal meie kanalites. Ja vot seda tahtsingi öelda teile, mul on väga elevil. Beebi tuleb. Kaua tehtud, kaunikene. Tahan kiita ka esimest toimetajat Kärt Miklit ja siis oli veel teine toimetaja ka, kes oli ka suurepärane toimetaja, aga kelle nimi praegu on meelest läinud ja ka kujundaja Mai, aga perekonnanimi on meelest läinud. Ühesõnaga ja kirjastaja Jaana Maaling ja kirjastusjuht Rain Siimer, nii et kõik aitäh teile, et te uskusite kohe esimesest silmapilgust sellesse projekti ja see venis nii kaua, sellepärast ma alguses tõesti arvasin, et ma annan selle ise välja kuni selleni, et ma kujundan ta ise, aga oli täiesti õige otsus seda mitte teha, sellepärast et ma poleks elu sees suutnud midagi nii ilusat, nii ägedat teha, kui Mai suutis, nii et nii, nüüd ma lõpetan enda promo, enda saba tõstmise. Kas sul on ka mingeid teadaandeid? Nein. Ei ole vist jah väga midagi, selles mõttes, et jättu, ei ole. Okei, aga siis peale surnud jala. Aga see on nüüd see tagajärg, kui me teeme mingit eelshow'd siin. Aga lähme siis lugude juurde, saad natuke relaxida, ma võtan siis esimese vahelduseks. Eks ole. Ja Kersti-Liis on pealkirjastanud siis tänase kompoti niimoodi. Ja ma igaks juhuks ütlen, seda ikka aeg-ajalt meilt küsitakse, et mõned inimesed, kes on juba väga ammu tagasi kirjutanud ja pole kuulnud oma lugu eetris, siis Kersti-Liis valib temaatiliselt, mitte kronoloogiliselt, aga jätkuvalt me ikkagi püüame tagada, et kõik lood jõuaksid varem või hiljem eetrisse ja väga kurb, kui te peate ootama, aga selline protseduur, et meil on
temaatika sobib meile väga hästi, sest see on meie jaoks, enda jaoks ka põnev ja loodetavasti ka kuulajate jaoks, nii et väga-väga kahju. On muidugi ka veel siin meil teisi mõtteid ka veel õhus, aga see on uue hooaja teema, kuidas saaks rohkem lugusid eetrisse. Aga okei, pealkiri on siis selline: kummitavad kodutud, mõistlik korteritont ja lapsehoidja teispoolsusest. Oh god, no. Okei. Hei, armsad kikimoorid. Hei. Olen juba aastaid teid kuulanud ning sama kauaga mõelnud teile enda lugu saata. Teen selle nüüd siis lõpuks ära. Finally. Aega läks, aga asja sai. Minu lugu juhtus ligi 10 aastat tagasi Tartus ühes üürikorteris, kuhu olin olude sunnil kiiruga kolinud. Tegemist oli ühetoalise korteriga. Korteri omaniku sõnul tal varasemalt üürnikega õnne polnud ning kõik üürilepingud olid lühikeseks jäänud. Nii juhtus ka minuga. Elasin korteris kokku vähem kui pool aastat. Algus oli rahulik ning midagi ebanormaalselt ma ei täheldanud. Mingil hetkel hakkasin ma öösiti, kui korraks unest virgusin ja külge keerasin, nägema välisukse juures justkui mingit tumedat figuuri. Ma ei teagi, miks ma algul sellele suurt tähelepanu pööranud. Uni oli vist liiga hea peale öövalveid. Mingil hetkel aga liikus see must figuur minu voodile lähemale ja see oli juba ehmatav. Kui täitsa voodis püsti tulin, siis seda enam ei näinud. Eks üritasin endale ikka sisendada, et kujutasin seda endale ette, kuid siis hakkas ta öödega mulle üha lähemale tulema, seisma minu kõrval ja mind ka puudutama. See küll viisakas ei ole. Viimast ööd seal korteris mäletan vägagi hästi. See must figuur tuli minu peale, proovisin teda paaniliselt ära lükata, kuid see ei õnnestunud. Sain kuidagi, issand, ta tuli peale, ma ei tea, miks ma seda nii neutraalselt lugesin, nagu ma space'isin autis, ma lihtsalt disassociation, mis see väljend? Jaa, kõik saad aru. Jaa. Nii, tuli peale, sain kuidagi istuma ja ta hoidis minust ikkagi kinni ja siis see pole unehalvatus ka ju. Mäletan, kuidas sisendasin endale korduvalt, et see on uni ja ma pean ärkama, kuid jätkus ikka kõik see sama. Tema klammerdus. Ühel hetkel see siiski lõppes. Panin ruttu tuleb põlema ja süda tahtis rinnust välja hüpata. Aitäh, Naasu, mul on vaja su tuge praegu. See oli öö, kui otsustasin, et seal korteris ma ühtegi ööd enam ei veeda. Tahtsin sellest ka korteri omanikuga rääkida, kelleks oli keskealine meesterahvas, et saada teada, kas keegi midagi sarnast seal korteris kogenud on. Ta väitis, et ükski teine üürnik pole midagi kurtnud. Ei usu. Enda osas ütles, et ta on ka tema elus ebatavalisi asju kogenud, kuid mitte seal korteris. Arvas aga, et kuna ta elas seal korteris ise 10 aastat ja oli sellel ajal väga õnnetu, et jättis sellega sinna mingi jälje. Tulpa. Eelmisele saatele. Ei teagi, mida sellest arvata, sest ega ta ei oleks saanud ju mulle ka öelda, et üürilepingut sõlmides sellise pisikese asja mainimata jättis. Eesti seadused minu meelest seda ei reguleeri mitte kuidagi. USAs on küll seadusi, kus sa pead ütlema, kui sa tead, et korteris kummitab või majas, aga Eestis ei ole sellistes seadustes. Me oleme ikkagi väga ateistlik riik. Käisin kunagi ühe selgeltnägija tervendaja juures, kellele rääkisin ka selle loo. Ma ei maininud talle tänavat, kus see juhtus, kuid minu üllatuseks küsis ta ise konkreetselt, kas see juhtus just sellel tänaval. Väitis, et sealt kandis tapeti kunagi kodutuid ja nende rahutud hinged liiguvad seal ringi. See peab olema Karlova. Ja aga mõtle nüüd nagu, et kui enne võis mõelda, et see tüüp, see must või hall tüüp oli nagu mingi hot tüüp kunagi, mingi siuke. Aga siis tuleb välja, et ta oligi nagu väga halvas kohas oma elus ja ta on nagu Ühesõnaga, ei, ma mõtlen praegu selle peale, kuidas öösel mulle pesemata kummitus peale istub ja hakkab mind sikutama, see ei ole meeldiv idee. Minu pakkumine on, tegelikult see võib olla ka seal Mäetänava kandis, seal on ka päris palju tapetud. Ühesõnaga Supilinn, siis mis see Mäetänava on, Raadi või? Ei ole, ma ei tea. Raatuse, ma ei tea. Või siis Karlova seal kandis. Sa võid mulle privaatselt kirjutada, kas ma panin täppi. Ei tea ka mida seal, sest et Aida tänav näiteks ka ma olen ju teinud nendest läipadest seal. Ei tea ka, mida sellest versioonist arvata.
Igatahes peale sealt ärakolimist pole ma midagi sellist rohkem kogenud. Vahel harva satun sellest mäest mööda kõndima ja eks pilk ikka sinna aknasse läheb. Korter, millel oleks asukoha mõttes nii palju potentsiaali, tundub ikka sama nukker olevat kui siis. Ja rõdult, siis ei ole Karla, millelt avaneb suurepärane vaade, seisab ainult seesama lagunenud puittool, mis 10 aastat tagasi. Oh no. Selline oli siis minu lugu. Teile jõudu ja jätkake seda ägedat asja, mida teete. Aitäh sulle! No. No nii. Hei ja naiskad. Hei! Esmalt tahan öelda, et ma olen mega tänulik, et teete nii ägedat asja. Iga osa ootan suure ootusega. Okei, alustan oma looga. Vanaema suri eelmisel aastal. Ja enne seda rääkis ta isale, kes käis teda igapäevaselt külastamas, et tal on halvad uudised. Nimelt arvas ta, et mu isa tahtis tema juurde külla tulla, kuna kuulis 3 koputust uksel. Oh no. Ei, me teame, mis see tähendab. Neid koputusi. Ei. Vanaema arvas, et no ju siis unustasid võtmed maha ning avas ukse. Peale mida sai ka tema aru, et tegi valesti. Me ju kõik teame, mida 3 koputust tähendab. Lihtsalt meest. Üsna pea pärast seda juhtumit avastati tal 4. staadiumi emakakasvaja. Peale selle avastamist elas ta veel umbes pool aastat, kuniks haiglast helistati ühel õhtul isale, et kahjuks on ta nüüd meie seast lahkunud. Pärast selle uudise teada saamist tundsin pidevalt ennast imelikult, nagu keegi jälgiks, mis ma teen või kuhu ma lähen. Mainin ära, et elasin tol ajal korteris, mis kuulus vanaemale. Ühel ööl proovisin magama jääda, keerasin näo seina poole ja kuulen, kuidas keegi sosistab kõrva mu nime. Ma ütlen ausalt, et ma oleks peaaegu püksi teinud. Ma ei hakanud selja taha vaatama, vaid võtsin telefoni uuesti kätte ja kirjutasin sellest oma sõbrannale, et saaksid mõtted mujale. Kuid ma ei suutnud peale seda seal korteris olla. Läksin isa juurde. Õnneks kaugele polnud minna, kõigest 4. korrusele. Samas majas elasid siis või? Okay. Väga mõistlik iseenesest, eriti kui sul on hooldamist vaja vana vanem. Jah, elasime nimelt samas paraadnas, mina esimesel ja tema viimasel korrusel. Rääkisin talle, mis juhtunud oli ja ka tema oli suurte silmadega. Õnneks on ta selline, kes neid asju usub, kuna ka tema on paranormaalsusi kogenud. Umbes 2 kuud hiljem, kui elasin vanaema korteris edasi, läksin isale külla. Seisime esikus, jutustasime niisama. Märkasin, et ta oli pannud 3 purki kamina peale. Algselt ei pööranud ma sellele suurt tähelepanu, kuid natuke edasi vesteldes kukkusid need purgid meie nina all põrandale. Vaatasin isale otsa ja küsisin, mis see nüüd pidi olema. Isa veidikene naeris ja ütles, vanaema käib külas. Ta oli need teadlikult sinna pannud, kuna vanaema pidigi asju ümber lükkama. Okei. Klaaspurgid siis või? Sest see tundub nagu messi selles mõttes. Jaa, ma saan aru, ma ei tea, siin ei ole täpsustatud seda. Nii. Mul on käinud vanaemaga paaril korral unenäos külas. Esimene unenägu oli selline, kus olin tema korteris. Olin köögis ja telefon helises. Ta oli veidi pahase ja nutuse häälega ja küsis minult, miks ma ei helistanud. Kogu aeg kordas seda küsimust. Ma unes ei suutnud seda kuulata ja ilma sõnagi lausumata panin kõne kinni. Olgu teada, et kui ta elas, siis ta heitis seda ette nii mulle, õele kui ka vennale, et me liiga harva helistame. Kõlab nagu minu isa. Ma mõtlen, et see on nagu mingi klassika vanavanemate jutt minu meelest. Minu meelest sealt kunagi muud väga ei tulnudki selles mõttes, et see oli nagu püha üritus, et sa selle lausega ikka maha saad vähemalt kord päevas. Minu vanavanemad selles osas ei olnud, aga isa on küll nagu, aga ma isaga nüüd ei suhtle juba 1,5 aastat.
Mhm. Sellest järgmises episoodis, mis läheb ainult Patreoni. Olin alati öelnud, et saad ju ise ka helistada. Nüüd tagantjärgi mõeldes loomulikult kahju, kuid siiani arvan, et tal oleks võinud olla ka seda initsiatiivi meile ise helistamiseks. Teine unenägu oli selline, kus taaskord toimus sündmus tema korteris. Tookord oli ka isa seal. Istusime elutoa laua taha ja guess what? Jälle telefon helises. Seekord oli ta küsinud minult ja isalt, et kas me tema juurde ei taha tulla. Isa oli Ärge minge. öelnud, et ei soovi, siin on ka hea, aga tüdrukud võivad tulla. Nice way to throw them under the bus nagu. Unenäost teadvustasin, et teda pole enam ja ei minul ega mu õel ei ole soovi tema juurde ehk teispoolsusesse minna. Ütlesin, et ei soovi ja panin toru kinni. Mõtled, et see just nagu helistamine on. Mhm. Väga huvitav. Loodan, et ei olnud pikk lugu, kuid loodan, et see tekitas teile ka mingisuguseid emotsioone nagu mulle, kui seda meenutan. Love you, suurim fänn Meribel. Love you too, Meribel. Ja selle nimega seoses on mul ka üks lugu see meie salaepisoodi jaoks, aga pean natuke mõtlema, kas ma tahan seda rääkida. Mitte sinuga seoses, lihtsalt sama nimeline üks inimene. Aga ma vaatasin siin vahepeal, et Kirstu-Liis on pannud nii, et vähe ei ole neid lugusid, nii et ma teen selle ära ja siis meil on äkki pausi koht. No, paneme edasi. Paneme edasi. Hei, armsad kikikad! Alustan algusest oma paranormaalsete kogemustega. Algas kõik sellega, kui ma olin 7-aastane ning kolisin Mustamäe kortermajja. Kusjuures ma seda eelmist lugu kujutasin ka Mustamäel ette. Alguses mu ema ei tahtnud sinna kolida, kuna seal oli naabriks Liinle vanadaam. Miks see nii halb on? Kes õhtuti ukselinke katsumas käis. Okei, see on halb ja fine. Ma lihtsalt mõtlesin, viisin kokku selle eelmise looga nagu paar kuud hiljem, aga ta suri ning ema oli nõus kolima. See on nagu järjejutt meil praegu, vaata. Lihtsalt. See tundub jah nagu. Mul on ju raamat Kortermaja ka, kus oli, et iga lugu oli nagu erineva korteriga. Ja see ongi täpselt see praegu vist. Ja. Mäletan, et öösiti tuli, issand, kusjuures see ukse katsumine on nii fucking creepy nagu. See on nii creepy. See on creepim vist, kui seda teeb inimene. Ei no, kes see teine seda seal nagu... Pommitus! Kas sa unustad ära, kes me oleme? Ja ma saan sellest kõigest aru, aga ma tuletan siin kohal meelde, et mul on siin jätkuv traditsioon, et kui ma olen ja... Okei, aga ma lähen looga edasi. Ei lase sul rääkida. Mäletan, et öösiti tulid köögist helid, sellised, mis tulevad siis, kui lusikaga tassis segada ning garderoobist kuulsid öösiti, kuidas riided liikusid toru peal. Mäletan ka korda, kui olin õhtul üksi kodus ja välisuks läks pauguga kinni. Ise veel hüüdsin, tšau emme, aga keda polnud, oli emme. Selles korteris muutusin ma ka kuutõbiseks. Päris alguses ei toimunud seal korteris midagi, asjad hakkasid pihta siis, kui ka isa korterisse kolis. 13-aastaselt läksin ma oma kuti juurde, nimetagem kutti Kaspariks. Kaspar rääkis mulle, et neil kodus toimuvad imelikud asjad. Samal ajal, kui me sellest rääkisime, hakkas ta toas jalgpall iseenesest veerema ning kardinapuu kukkus alla. Ühtlasi palju õnne meile kõigile, kes jalkat vaatavad täna neljapäeval, kui te saate Patreon saab kätte selle ja YouTube, siis on avamatšid. Nii. Jalgpallidest rääkida siis. Selles samas majas oli meil ka juhtum, kus mina nägin ühest aknast, nüüd on see põuldi tehtud, suurt musta kuju ning Kaspar nägi teises seinas olevast aknast suurt valget kuju. Peale seda mulle aitas. Lasin Kaspar isale end koju viia, tundsin autos olles väga rõvedat tunnet, nagu oleks autos keegi, kes seal olema ei peaks. Mõned nädalad hiljem lasin ma Kaspari vanematel võtta Kaspari toast maha väga vana peegel ning see maha matta. Mulle meeldib, et 13-aastane lihtsalt kammandab nagu mingi kuti vanemaid. Bossi!
lisaks ka kõik muu mööbli ära viia, mis enne neid selles majas olid olnud. Pärast seda on seal vaikne olnud. Boldis, kui välja jätta öised sosinad. Kaspari isa veel öelnud sosinatele vastu, et öelgu siis lotonumbreid vähemaltki, siis saaks ta maja korda teha. 15-aastaselt tuli mul sõbrannadega koolis mõte kutsuda kummitusi välja taldriku keerutamisega. Of course, oli väga hiline aeg, kuna koolis oli jõulupidu. Mängides läks kõik ilusti, seniks kuni sõbrannad mitte kõige ilusamate sõnadega pikalt saatsid. Mina veel üritasin asja päästa ja ta ilusti ära saata. Kui oli koju mineku aeg, ei tulnud koolibussi, millega koju saada. Emale helistades oli teisel pool toru justkui summutatud heli ja naermine ning seejärel kõne katkes. Helistasin veel mitu korda, aga vastu ema enam ei võtnud. Oh my god! Sõbranna kirjutas mu emale Messengeri, et ta meile järgi tuleks ning ema vastas ok. Ema aga järgi meile ei tulnud ning lõpuks saime täisealise sõbraga koju. Koju jõudes ja emaga juhtunut arutades ei näidanud ei tema ega minu kõnelogides helistamist ega ka Messengerist olid vestlused kadunud. Ema ei teadnud kõnedest ega sõnumitest mitte kui midagi. Oh my fucking god. Ma ei soovi elada teadmisega. See läks mul praegu küll niimoodi naha alla, et oi. Mõned kuud tagasi suri minu kallis isa. Pärast seda olen üritanud isale ikka öelda, et külastagu mind unenägudes, et ma ei karda ja tõesti tahan teda näha. Mu ema leidis umbes 4-5 aastat tagasi omale uue mehe ja kui neil tülid on olnud, siis on köögis lennanud nõud täiesti lambist kildudeks. Ja nõud pole isegi sellise koha peal olnud, et need ise maha oleks saanud kuidagi kukkuda. Mäletan, kui neil oli olnud öösel tüli. Ärkasin kell 2:47 üles selle peale, et mu toas vaatas mind suur pikk must kuju. Seega oli Boldis. Liigutada ma end ei saanud. Hommikul vanematele sellest rääkides ütlesid nad, et täpselt seesama kellaaeg oli minu toa uks lahti läinud ning siis vaikselt kinni. Siis ei olnud unehalvatus ka. Hiljuti, oi jumal, mul on niisugused külmavarjad. Hiljuti olen ma näinud oma täditütrega seonduvat unes ette. Ta isa suri mõned nädalad tagasi. Nii palju surma, mul on nii kahju. Nägin unes, kuidas olime terve suguvõsaga koos maal ning ma sain aru, kes unenäos on surnud inimesed ja kes elusad. Põgenesime sugulasega peegli juurde, läbi mille sai minna teispoolsusesse. Seal tundus elu palju turvalisem kui siinses maailmas. Sugulane läks, kuna ta isa kutsus meid sinna. Mina piilusin läbi peegli ja nägin vanavanaema surnud vendasid ja tütart seal. Vennad surid umbes 60 aastat tagasi, seega pole ma oma eluajal nendega kokku puutunud. Vend nuttis mulle sealt poolt, kuidas ta väga kahetseb, et ta ei tahtnud surra ega niimoodi teha. Sulgudes ta suri, arvates, et joob viina, aga pudelis oli hoopis tugev happe. Appi kui traagiline. Pärast seda ärkasime üles. Unustasin Kaspari koduosas mainida, et maja asub Raplamaal Kaius. What? Täisringid. Lisaks veel, et samal päeval, ja ma just mainisin Kaiut meie selles pre-shows. Lisaks veel, et samal päeval, kui meie Kaspariga nägime muste valge kuju, siis öösel nägi Kaspari isa hoovis umbes 10 meetri kõrgusel suurt helkivat veetilka, mis seisis taevas paigal ning seejärel kadus. Kunagi 70-ndatel oli ta näinud maja lähedal justkui UFO-laeva. Lõpetuseks lisan veel, et mu armas isa on pärit Meriväljalt ning oli 80-ndatel näinud seal UFO-t, aga sellest ja teistest paranormaalsetest juhtumitest räägin juba järgmisel korral. Palun saada mulle, kus see maja seal Kaius täpselt on, sest et on suur šanss, et ma tunnen seda Kasparit, kui sa oled umbes minu vanune, aga võib-olla ka mitte. I'm shook at nagu päriselt see. See on, jah. See on next level craziness. Ma pean pausi võtma. Kas sa saad mind lohutada YouTube'i kuulajatega? Jaa, saab küll. Kas me räägime, mida head seal saab ka või? No räägime jah, mis me siis muidu niisama siin neid loome.
ühesõnaga YouTube'i memberid ja Patreon ka. Kõik lugupeetud inimesed, kodanikud, armsad kuulajad, vaatajad ja kaasamõtlejad, Ilmaväristajad, vipid. ilmaväristajad, vipid ja niisama väristajad. Kõik saavad saate siis kätte neljapäeva õhtul pidulikult ehk siis varem kui teised. Kõik saavad boonuslugudega episoode, kes siis ühesõnaga välja arvatud siis, kui meil on tegemist teie lugude saadetega, sest siis me lisalugusi ei tee salaja, siis me oleme viisakad ja tublid ja nunnud. Siis saab seal igasugust sihukest mula ja vanu märkmeid ja uusi märkmeid ja siis saab valida saate teemat ja siis saab filmisoovitusi, sarjasoovitusi, koduvideoid, elu update. elu update ja ühesõnaga need on siuksed mõnusad pesad, kus saab lihtsalt saabki rohkem kui muidu vist. Jah, et selle eest, et te meid toetate ja aitate meie iseseisval podcastil jätkuvalt ilma reklaamideta ise seista, siis me pakume vastu nii palju, kui me oskame ja suudame. YouTube'is küll tõesti on reklaamid sisse lülitatud, aga siis mitte YouTube'i liikmetele. Ei ole. Liikmetel ei ole, aga selles mõttes ma ütlesin, et reklaamid ette, see pole päris täpselt tõsi. Aga reklaamipartnereid meil ei ole. Ei ole. Aga lähme siis YouTube'i membersite liikmete juurde. Nii et suured tänud pisike Alice, vanamutt, hele mõnglike Inkers Melody, I think. Maarja, Maret, Madli, Sandra, Kairit, Steffi, Birgit, Janeriin, Ave, Joonika, Õnne, Egle, Liisi, Marek, nüüd mul arvuti hüppas, aga Marge ja Tondi, Tõnu, Kati, Saša ja Pirja. Tondi, Tõnu. Oh my god. Millal sa prille vahetasid? Saate alguses. Okay. Nii, aga aitäh siis Patreoni toetajatele, kelleks on Vipp, külmaväristajad Indrek, Mumm ja Volkergeist, Karina, Anne-Mai ja Daniel, kelle nimi seekord on Taki, toredat puhkust. Aitäh sulle, Musu. Nii, ja Kikide sõbrad, aitäh teile ka. Maimu, kes pole kalalaps, Mari-Liis, Hufflepuff, Bentley Heiks, Evil Devil ja aitäh külmaväristajad Endre, Kelly, Y-ga Kerli, Merle, Shirley, Malle, Ketrin, Y-ga Kadi ja Oliver, Krista, Viirastus, Väike-Väike, Krets, Valgesiil, Ellu, Helina, Liina, Kersti, Sven, Aksoteera, Erki, Anni, Maiken, Ansu, Marta, Metsaline, must mees akna taga, okei. Anne. Sa teadsid ette, et meil siuke teema täna tuleb. Kristin, Regli, Kräkiga, Annika, Kristi, No Name, Häli, Karena, ööd on siin mustad, Kretsu, Diana from the Moon, Kelly ja Bell. No nii, jälle, why me? Miks te teete niimoodi minuga? Aitäh, Kratu, Käti ja siis vanaisa vanades aluspükstes Eeva tütar. Madara, Kiku Krissu, siis meil on siin stressikliiniku kaaspatsient, lihtsalt kõrvitsev Eliine Torit, Dollhouse stuudio, kummitusnukud, Anette, Ellu, Maret, Paul, Tõnsa ja Mari-Liis. Juhu! Aitäh teile kõigile, te tõesti olete parimad ja aitäh ka teile, kes te mingil põhjusel ei saa või ei taha Patreoni või YouTube'iga liituda, see on ka täiesti okei. Tore, et te meid kuulate, sõna levitate, kommenteerite. Püüame neile ikka jõudumööda ka vastata nii Spotify's kui YouTube'is.
ja muidugi Patreonis ja kikimoorid.ee on siis meie fännikaup, millele siis on sooduskood ka toetajatel ja kikimoorid.gmail jätkuvalt ootab teie vastukajakirju ja muud toredat. Ma ei tea, mis see muu tore on, aga küll te midagi välja mõtlete. Nõndaks, aga Paneme edasi või? paneme edasi. Minu kord või? Hei! Hi! Kolisin kunagi ühte korterisse, kus oli pidevalt kõhetunne. Meil oli esikuspeegel ja sinna vaadates tekkis alati ülevoolav hirm. Kuule, ole nagu Kaspari girlfriend ja mata see maha. Jah. Korteris juhtusid tihti kahtlased asjad. Ajapikku harjusin nendega muidugi ära ja tegin justkui rahu selle tundega, et seal keegi on. Ega ta vist kogu aeg olnudki. Pigem käis vahel külas. Toon mõned näited juhtumitest ja räägin, kuidas temaga lõpuks rahu tegin, leppides kokku teatud reeglites. Mida ma olen kogu aeg rääkinud. Nemad on meie reaalsuses, nad peavad meie reeglid järgima. Näiteks kohe pärast kolimist, kui kõndisin mööda vitriinkapist, lendas minu selja taga täpselt alla üks riiul. Riiulit lähemalt uurides mõistsin, et see ei saanud niisama kukkuda. Siis juba aimasin, et ma ilmselt pole üksi. Teiseks, nägin pidevalt esikus varjude mängu seinal. Magasin nii, et koridoris põles tuli, kuna kardan pimedust. Tänu sellele oli seinal pidevalt mingi liikumine, kuid lõpuks harjusin ka sellega. Kui mul olid külalised, siis nad ei saanud enamasti magada, sest keegi justkui jälgis neid. Uksed plõksusid pidevalt lahti ja kinni ning kuulsin isegi uksekeele nõksu, kuigi olin kindel, et panin need korralikult kinni. Selliseid juhtumeid oli palju. Ma leppisin olukorraga, aga südames ei soovinud seda siiski oma koju. Ühel jutumärkides ilusal ööl kogesin luupainajat. Mu keha oli täielikult halvatud. Ma ei saanud hingata ega liigutada. Keegi justkui surus mu rindkerele. Mu peas kõlas mõte, ära tee silmi lahti, sa näed midagi, mida sa näha ei taha. Täpselt nii ongi. Vaimusilmas nägin mingit kurja naist. Selle kriitilise hetke jooksul meenus mulle mu kodus liikuv kummitus. Sneaky! Palusin mõttes, palun aita mind. Kui sa mind aitad, siis ma lepin sinuga siin ega mõtle sust enam negatiivselt. Kui sa oled siin, palun aita. What a plot twist! See on nii smart. Nii hea see šeepööre, jumala kaval. On ju? Jaa. Mul oli tunne, et hakkan lämbuma ja surema. Hetk hiljem tundsin aga, et keegi haaras mu jalgadest ja tõmbas mind. Esmalt arvasin, et kujutan seda ette, kuid see tõmbamine aitas mul painajast vabaneda. Kontrollisin oma jalgu, nende ümber olid punased ringid. Siis sain aru, mis oli juhtunud. What? Brother! What? Pidasin oma sõnast kinni, aga kordasin mõttes, et minu magamistuba on off limits, sest olen sellistele asjadele ülitundlik ega suuda magada, kui kuskil midagi liigub. Kui õhtul oma tuppa läksin, siis ütlesin alati, siia ei tule, mujal tee, mis soovid. Peale seda magasin oma toas väga õndsat und. Teinekord, kui ärkasin ikkagi mingi kahtlase tunde peale, tuletasin mõttes kokkulepet meelde. Peale seda vaibus see tunne kohe. Mõnikord, kui koju tulin, juhtus midagi huvitavat. Näiteks liikus rätik pesunööril, kuigi seal ümbruses polnud midagi, mis oleks saanud seda liigutada. Uksed nõksusid ja nõud tegid häält, nagu keegi liigutaks neid. Sellistel hetkedel ütlesin alati, no tere ja läksin oma päevaga edasi. Täna ma enam seal ei ela, aga ei tunne ka hinges selle koha vastu midagi negatiivset. Lihtsalt üks huvitav kogemus elus. Olen muidu ka tundlik selliste asjade suhtes. Tajun kiirelt, kui õhkkond muutub. Kui hea lugu. Tänased lood on ikka niuke, no tähendab, mitte ainult tänased. Kogu aeg need kuulajad. Lihtsalt nagu sa mõtled, et sa ei suuda enam üllatuda või ja siis tuleb nagu mingi, mis on täiesti nagu out of this world. Mitte teised ei oleks, aga nagu
ma ei oska seletada, ma loodan, et te saate aru, mis ma mõtlen. Nii, siin on üks lühike. Olin kolinud oma uude üürikorterisse ning ei olnud veel jõudnud voodit endaga kaasa tuua. Otsustasin seal ööbida, kuna diivan oli olemas ja kell oli palju. Panin tulekustu ja sättisin end magama, kui ühel hetkel tundsin, nagu keegi vaataks mind. Oh my god, ma ei taha edasi lugeda. Tegin siis silmad lahti ja nägin, kuidas esikus keegi mind vaatas. Te nüüd arvate raamist tuleb, aga ta oli umbes laekõrgune ja üleni musta värvi. Muidugi oli. Muidugi. Üritasin aru saada, mis toimub, kuni lõpuks sain aru, et olen talle täpselt silma vaadanud. Oh no! Näha oli ainult silmakoopaid, need olid suured ja tühjad. Ta hoidis seinast kinni ja peitis poolt oma keha seinaga. Ma ei taha. Algul ei saanudki päris täpselt aru, millega tegu, kuniks rääkisin sellest, said ellu ühesõnaga. Kuniks rääkisin sellest oma emale ja sain teada, et ka tema on teda köögis süüa tehes näinud. Koridor ja köök olid omavahel oi jumal, mul on valus külmavärinatest juba. Koridor ja köök olid omavahel ühenduses ning kööki see olend kunagi edasi ei liikunud. No ja seegi ei kes. Kutsusin ühel ööl omale sõbrannad külla, kui see õõvastav tunne jälle tagasi hakkas tulema. Tore muidugi, las sõbrannad ka kannatavad. Kõik. Ja mul oli köögis istudes nii vastik olla, et ma hakkasin lausa nutma. Istusin kohe oma köögitooliga koridorist eemale ning nägin siis, kuidas see suur must olend mu kõrval olevale toolile toetus. Kas teised ei näinud või? See on seni mu kõige rõvedam kogemus ning olen õnneks sealt juba välja kolinud. This is all we got nagu ei... No oota, mis see siis oli nüüd? Uud üürikorteris siis on laekõrgune mustade tühjade suurte silmakoobastega must olend, kes vahepeal peidab ennast seina taha. Kööki ei tule, välja arvatud selleks, et toetuda tema kõrval olevale toolile või? No thank you. Nägemiseni. Bye. Ma unsubscribe. Mul on ka üks pisike suts. Tee ära, mul on veel ka seal midagi, ma ei taha teada enam. Ma loobusin. Ma ei ole enam podcast. Okei, see on hooaja viimane, me saame hakkama. Nii toredad olete, et räägite sellistest teemadest, mida ise või teised kogenud on. Minul selline lugu. Sain oma esiklapse 2013. aastal. Elasin vanas puuküttega kortermajas, milles oli 9 korterit. See jäi aga peatselt väikseks, lisaks polnud seal pesemisvõimalust. Korraga tuli minu juurde üks täiesti võõras inimene, kes tahtis just minu korterit vahetada oma kesklinnas asuva täismugavustega korteri vastu. Kuidas sellised asjad juhtuvad? No, mõeldud tehtud, igati nõus oma 3-kuuse lapsega. Nii, laps sai umbes aasta ja 8 kuud vanaks ja siis panin tähele, et kui tuduaeg, siis poiss võrekas püsti ja naerab, nagu keegi teeks talle nalja. Okei, no lasin sel teemal olla. Kui laps suuremaks kasvas, hakkas ta juba rääkima mingist tädist. Ma endiselt ei pööranud sellele suurt tähelepanu. Aga kui laps ka lasteaias hakkas rääkima sellesama tädiga ja seda kinnitas ikka kasvatajad, et tõesti, mis asja? Oota, what. Ühesõnaga, siin on vaja ka backtrackida nagu eelmise looga, sest et nagu, Okei. Ühesõnaga, switch'is korterit, on ju, nii kaua oli kõik okei, jah, laps sai umbes aasta 8 kuud vanaks, siis seal uues korteris
Hakkas naerma rääkima kellegagi. Hakkas naerma rääkima, kasvas suuremaks, hakkas rääkima mingist tädist, onju. Mhm. Ja siis läks lasteaeda, rääkis seal ka mingi tädiga. Ma saan aru, see on see lapsehoidja, vaata, mis pealkirjas oli mainitud, kes temaga kaasas käis siis lasteaias ka äkki. Oota, aga siin on kirjas nüüd, et seda kinnitasid ka kasvatajad, et tõesti mu poeg räägib inimesega, kes surigi seal lasteaias. Mis toimub? Ma ei saa mitte midagi aru enam. Loe edasi, äkki sealt tuleb midagi. Sealt ei lähe edasi enam. Okei, ma lõpetan ise selle loo ära niimoodi, et meil ei jääks see ketrama. Ja siis selgus, kui ma rääkisin kasvatajatega, et seesama inimene, kes seal lasteaias suri, elas samas korteris, kus mina praegu. Aitäh sulle, Tamar. What the hell? I don't know. Mul on nii palju küsimusi. Kas see inimene, kes vahetas korterit, vahetaski sellepärast, et seal kummitas? Või ta tahtis eemale sellest lasteaiast, kus tema ema näiteks ära suri või isa? Seal on raudselt mingisugune nagu story taga. Okei. All right, me jõuame nüüd vist võiduka lõpuni, aga see võidukas lõpp on päris pikk. Nii et hakkame otsast minema. Tere, kallid külmamoorid! Peab tunnistama, et olen pikalt võtnud vedu selle kirja kirjutamisega, kuid siin ma olen nüüd ja praegu. Väga imeline. Nii, esimene pealkiri. Minu ema. Ema on mulle lapsest saadik rääkinud, et ta oli eelmises elus nõid. Väga tore, mina olen praeguses. See oli minu kommentaar, tähendab. Nii, jätan. Lapsena uskusin kõike kergelt, seega ei tekkinud mul kahtlustki, et just nii see oli. Suuremaks saades uskusin juba täitsa vabast tahtest, et mu ema tõepoolest oli eelmises elus nõid ning ega selleski elus pole paranormaalsus meist kaugele veerenud. Väga ilus kujund. Paranormaalsus, mis veereb. Noorena muidugi uskusin, et on ta seda ka selles elus ja mitte just paranormaalne nõid, vaid pigem lihtsalt üks kuradi nõid. Sulgudes emps ära põe, ma tegelikult olen sulle väga tänulik. Kahjuks pole ma emaga olnud kunagi eriti lähedane, sest üksikema olla pole kerge, eriti kui on 2 last, kes kohe üldse sõna ei taha kuulata. Kuid paranormaalsus tõi meid alati üksteisele lähemale. Minu emalt on palju jutte tema noorusest, kuid ehk kirjutan sellest mõni teine kord. Sulgudes, let the light shine on me this time. Vabalt. All the light. Välja arvatud see ringlight, mis minu peale on. Nii, pealkiri. Minu unelaadne lugu. Kui olin teismeikka noorenenud. Mulle nii meeldib, kuidas ta kirjutab. Kui olin teismeikka noorenenud, siis tabas mind üks öö kummaline unenägu. Unenägu tabab, see on ka nii äge. Oli suvine päev ning kõndisin ümber vana sigala, kus noorena sai palju käidud hoolimata vanemate keelust. Noh, ema vana nõid ei lubanud minna. Ilmselt otsisin sealt metsmaasikaid nagu ikka. Järsku tuli mulle justkui vaimus silmas valik, et kas nüüd ärkan ülesse või vaatan und edasi. Teame kõik, et kui kord juba magad, siis ärgata ei taha. Ei tahtnud midagi. Seega valisin kergekäeliselt unenäo edasivaatamise. Mõeldud tehtud. Tatsasin reipal sammul suunaga hoone esiukse juurde, kuna olin parasjagu maja külje peal. Peaaegu hoone ette jõudes ärkasin järsult ülesse. Seda üllatust 13-aastase minu hinges, kui tegin silmad lahti, ent liigutada end ei saanud. Lõi ikka junni päris jahedaks. Kui lõpuks liigutada sain, läksin jooksuga ema juurde talle sellest rääkima. Ta valgustas mind meie perekonna eriskummalise tõega. Mind oli nüüd tabanud saatus, mis oleks justkui minu elukaardile graveeritud. See oli luupainaja. Ema tundis seda teemat hästi, sest kahjuks oli ta juba 17 aastat pidanud taluma luupainajat. See kergendas veidi minu hingerahu, sest teadsin, et saan temale loota. Möödus aasta, kui tegelik lugu alles pihta hakkas. Kui sain 14, hakkas luupainaja mind uuesti külastama. Mitte 1 või 2 korda öö jooksul, vaid hoopis isegi 4 korda. Issake.
ja niimoodi mitu aastat. Need kogemused olid nii vastikud, et iga kord jooksin nuttes ema juurde ning tihti magasingi tema kõrval, sest ma lihtsalt kartsin nii väga. Mul on olnud võib-olla mingi 4 luupaine kokku elu jooksul. Tal on see iga päev oli mitu aastat järjest. Õudne. Aga mida kõike ma siis kogesin? Liiga paljut ühe nooruki jaoks. Küll kuulsin, oh my god. Küll kuulsin lastekooris naermist, vanamuti pahandamist, white noise'i ja nii edasi. Ühel ööl ärkasin uuesti. Oli suvi, seega väljas polnud eriti pime. Tundsin, kuidas tekk oli ainult jalgadeni ning ülakeha paljas. Ma ei maganud kunagi paljalt. Ja järsku tundsin, kuidas tuul minu ülakeha paitas. Hirm oli nii suur, et kas nüüd siis lähebki veel hullemaks. Ajapikku õppisin, et kui luupaine tuleb, siis varraste liigutamine aitab kehal ärgata. See töötas nii kaua, kuni enam ei töötanud. Tihti tuli luupaine juba unes mulle end näitama ning siis hajus unenägu ära ja ärkasin üles, ent oh imet, jälle ei saanud liigutada. Ükskord nägin unes, et kallistasin klassiõde, siis ärkasin üles ja tundsin, et olen kellegi kaisus. Ei no väga tore, aga ma siiski olen meelel, et enne võiks luba küsida, kui niimoodi intiimseks hakkame muutuma. Consent is everything. Selleks meil on vaja nõusoleku seadust. Äkki luupained ka hakkavad siis käituma korralikult. Nii, jätkan. Luupaine käis veel aastaid ning sai isegi psühholoogi juures käidud. Suuremaks saades enam nii palju ta mind külastamas ei käinud, kui siis vahel harva. Eriti puudust ma temast ei tunne, sest omal kallim olemas, kes mind kaisutaks. Nii, järgmine pealkiri. Paranormaalsed lood. Meie pere pole kunagi olnud usklik, kuid vaimudesse ja hingedesse oleme alati jõuliselt uskunud. Mitte ainult jõulude ajal, jõuliselt. Kui mul luupaine hakkas käima, siis tekitas see minust korralikud haavad ning see andis kõvasti hoogu edasisele. Justkui kolmas silm oleks avanenud. Värvipime seejuures. Kiidame taaskord. Kolisin noorena palju, ent üks korter, kuhu jäime pikemalt peatuma, muutis minu elu. Ema oli välisukse juurde paigutanud mingisuguse talismani laadse asja, liivvedelik ja nii edasi, uskudes, et see hoiab pahad vaimud eemale. Mulle ei meeldinud kunagi kodus üksinda olla ning olin ka emale seda maininud. Terve korter oli täis nii vastikut energiat, mida ma kogu aeg tunnetasin. Ma ütlen see vahele, et kui seal ukse juures on talisman ja korter on halba energiat täis, siis see talisman hoiab teda ka seal sees. Mitte ainult ei takista asju väljas sisse tulemas. Nii et terve korter oli täis nii vastikut energiat, mida ma kogu aeg tunnetasin. Näha oli ka silmanurgast üsna pikki varje mööda elutuba kondamas. Võib-olla minu jaoks kõik pikad, sest olen lühikest kasvu. Ühel kooliööl, kui kõik juba magasid, olin mina muidugi ärkvel ning surfasin telefonis nagu noored ikka. Kell võis olla 3 paiku öösel, kui järsku kuulsin, kuidas köögis midagi rasket maha kukkus. Minu toa oli köögi kõrval. Peitsin pea teki alla ning üritasin kõigest väest magama jääda. Hommikul küsisin vennalt ja emalt, et kas nemad siis ei kuulnud midagi. Vastuseks sai mõlemalt ei. Selle peale rääkis ema, kuidas noorem vend oli talle öelnud, et üks mandariinidest, mis juba mitu päeva aknalaual oli seisnud, veeres lihtsalt ühtäkki sealt minema. Ikka jõulud. Mul oli õigus. Teadsin, et seal korteris me ei viibinud enam kolmekesi. Justkui oleks avanenud uks kuhugi tumedamasse paika ning läbimiseks pole vaja ühtki sammu teha. See lihtsalt tõmbas sind endasse. Olen pärast kõike kogetud väga vastuvõtlik paranormaalsusele. Suuremaks saades ning välja kolides juhtus ka veel nii mõndagi. Kolisin aasta tagasi Tartusse Eha tänavale vanasse puumajja. Karlava! Kuigi algul tundus kõik normaalne, siis varsti võis kuulda pööningult samme. Elukaaslasega me end sellest häirida ei lasknud. Ühel ööl, kui olime kallimaga linade vahel sepitsemas, kuulsime järsku, et keegi krabas meie välisukse linki. Ma ei mõelnud sellele eriti ning seadsin sammud ukse suunas. Ma saan aru, et sepitsemine jäi pooleli. Trepikojas oli valgustus, mis läks liikumise anduri kaudu tööle. Miks sa lahti teed? Kui ukse lukust lahti tegin ja selle avasin, läks tuli alles selle peale põlema, et ukse lahti lükkasin. Ukse taga polnud kedagi ning ühtki sammu polnud ka kuulda. Korter asus teisel korrusel, seega tünga ei saanud keegi otseselt teha ilma, et neid kuuleks. Saime kohe aru, et eks see oli miski muu kui lihast, luust, kusest ja verest kokku lapitud olend.
lihast, luust, kusest ja verest kokku lapitud olen. Hiljem teid kuulates mõistsin, et poleks Absol pidanud ust avama. Ups. What did I say? Samas korteris juhtus veel üks lugu. Kuna olen suur tossusõber, siis suitsetasin väga tihti. Hallukaid pole ma kunagi kogenud, pigem oli lihtsalt hea olla. Oli tavaline õhtupoolik, vaatasime kallimaga YouTube'i ja pokutasime niisama. Kuna põis hakkas vaikselt märku andma, et võiks kerge pissitiiru teha, siis seadsin oma lühikesed jalad WC poole. Lihtsalt kujutan ette teda nagu mingi joint peos, nagu mingi väike imetillukene naljanina. Nii, istusin potile nagu ikka ja mõtisklesin asjade üle, mis parasjagu mõttesse kolksatasid. Hädad tehtud, tõusin püsti. Ja siis nägin teda dušikabiini peegeldusest. Väike tüdruk valges kleidis, kübarake peas ja korvike käes. Meenutas midagi tähendab, inglise keeles kirjutanud, aga siis viktoriaanliku perioodi aegset. Sest tõmbas nii jahedaks, et jooksin vetsust välja ja rääkisin loo kohe elukaaslasele ära. Peab nentima, et mu kolmas silm on siiski värvipime, sest väike tüdruk oli justkui välja karanud mustvalgest filmist. Läks aega mööda ning minu ja kallima vahele tekkisid nii suured pinged, et läksime lahku. Ta kolis ära ning nii jäin ma üksi sinna korterisse. Ma ei kartnud, sest tegelikult olen alati tundnud, et ma pole kunagi päriselt üksinda. Aega läks mööda ning otsustasime kallimaga uuesti kokku minna. Ma ei kommenteeri. Kolisin siis tema juurde, sest et tema korter oli suurem. Okei, lihtsalt nagu pange, see on täiesti ebanormaalne, kuidas täna need asjad nagu, kuuled seda lauset. Okei, place, parema energiaga kui eelmine. Aida tänav, by the way. Nagu lihtsalt kõik kanalid on lahti täna. Umbes 6 aega hiljem rääkis kallim, et kui ta siia kolis, oli korter väga okei ja ta sai siin rahulikult olla. Aga pärast minu kolimist siia, siis justkui miskit muutus. Ta ei julgenud enam ilma tuleta magada, kui mind kodus ei olnud ning rääkis tihti, et tunneb, et minuga käib keegi kaasas. Ma tahan vahele öelda, et ma võin üsna julgelt väita, et ma olen Aida tänavas absoluutselt igas korteris käinud. Nii et Aida oli nagu, seal ei ole väga palju maju ja Aida huud nagu praktiliselt igas korteris, nii et ma olen käinud sinu korteris või sinu Veika korteris. Ma ei ole käinud Tartus. Ei, ma olen käinud Tartus ühes korteris. Okei. Hetkel elame siiani selles korteris. Kui äge! Kuid midagi eriti hirmsat rohkem juhtunud pole. Ainult üks seik, kui olime sõbraga lodelemas, kui järsku kuulsime, et kellegi telefon helises. Nii minu kui tema kallimad olid sel hetkel mõlemad linna läinud ja meie endi telefonid olid meil parasjagu pihus. Vastust, kes või mis või kuhu helistas, ei saanudki. Naiskad meid eriti uskuda ei tahtnud, aga teame, mida kuulsime. Eks neid lugusid ole veel ja kui tuleb meelde, siis kindlasti panen teele. Aitäh, et olete loonud just sellise platvormi. Kuulame kallimaga alati teid tööl olles, sest head asjad panevad aja kiiremini liikuma. PS, kui keegi oskaks nõustada või juhtida mind minu paranormaalsel teel, siis ma oleks ülitänulik. Olen ammu tahtnud külastada mõnd nõide või sensitiivi, ent kartus mõne lohkutõmbaja otsa koperdada on suur. Suured, soojad ja karvased kallistused teile ja tulge uuesti Tartusse. Magasin viimase laivi maha, sest mu pea ajas kuupäevad sassi, kuigi pilet oli ostetud. Valentin. Ma loodan, et ma ei viidanud kuskil sulle kui tüdrukule, sest et ma vist ütlesin naljanina, lühikeste jalgadega naljanina. Igal juhul, Valentin, sa oled fucking imeline ja mul võib-olla on sulle mõni kontakt, nii et sa võid mulle kirjutada, aga ma igaks juhuks hoiatan, et mul on komme mitte kohe alati vastata. See on see komme, meil on share'itud komme lugeda ja registreerida antud kiri tehtud sinna kausta ja see, kui ma ütlesin kokkumineku kohta, et ma ei kommenteeri, mul on hea meel, et sel korral vana üles soendatud supp ikkagi on parem.
mitte alati see nii ei ole, nii et tervitused sulle, tervitused kallimale, tervitused sõpradele ja tehke siis mõnusat popsu ja me tuleme Tartusse kindlasti laivile veel. Selline saade siis koos pre-show'ga. ma olen täiesti, esiteks thanks Kirstu-Liis, et sa jätsid selle kirja viimaseks, sest et see oli kohutav muidugi. Kohutav, aga see oli nii naljakalt kirja pandud, et I fucking love it. Ühtlasi Valentin, kui sa mulle juba niikuinii kirjutad, siis anna mulle teada, kus sa elad, siis ma saan sulle öelda, kes seal varem elas ja mis ma tegin seal. Kas ma ka tegin popsu seal? Võib-olla tegin. Igal juhul ma ei propageeri siin midagi praegu. Me ei propageeri midagi, jah. Jah, aga kell on nii palju juba, et mul läheb veel toiduga ka tund aega, siis on juba öö. Sama. Ja mul tuletas kalender midagi meelde. Igal juhul aitäh sulle Heidikene selle pöörase aasta eest, mis meil on olnud. Jälle üks on tehtud. Aitäh kuulajad, et olete meiega sel teekonnal olnud ja loodetavasti te peate mõned nädalad ilma meieta vastu. Me püüame teile ikkagi midagi siin magustoiduks vahele panna, aga las ma teen oma sessi kõigepealt ära ja me loodame ikkagi ka tondijahtidele jõuda, et oleks ikkagi korralik hooaeg tulemas. No lootust on. Lootust on. Kui mitte enne, siis viimasel hetkel kindlasti. Ja kui täpselt. Kurb on ka, aga meil on vaja natuke hinge tõmmata ja tõesti ka tondijahtidele keskenduda, nii et selles mõttes me ei tõmba hinge tõenäoliselt. Aga teiega on fantastiline, ausalt ka, see on lihtsalt imeline, mis kogukond siin on ja kui palju toredaid inimesi ma olen kohanud läbi selle saate. Laurat polegi täna maininud. Laura, aitäh sulle. Ja kõik teised, kelle ma nüüd olen ka ära unustanud. Mardi naine, kes joonistas must imelise portree, mis ei jää mul kahjuks näha, aga ma panen selle oma Instagrami Mart meie tuletõrjuja Rakvere kandist. Lihtsalt te olete nii toredad, te olete nii imelised oma lugudega, aga ka lihtsalt sellega, kuidas te meid meeles peate ja kiidate ja olemas olete ja kuulate ja soovitate ja me oleme midagi elus õigesti teinud. Olgu, aga me armastame teid ja ma armastan sind, Heidi. Ja sinul töötavad, minul ei tööta, ma ei tea miks. Minu süda ei tööta lihtsalt. Olgu, aga siit läheb stoppi ja mõnusat suve teile. Palun tarbige erinevaid aineid vastutustundlikult, ärge minge joobes peaga ujuma. Ärge istuge autorooli või jalgrattarooli või mopeedirooli, kui te olete tarvitanud aineid või alkoholi ja nautige suve, nautige elu, kandke päiksekreemi, minge loodusesse, katsuge muru või scrollige ja lugege raamatuid kodus, vahet ei ole, tehke seda, mis on mõnna ja püsige kõhedad.